Vastupidiselt kõigile ootustele ärkas ta üles. 13. aprill 2026. Squamish, British Columbia. Vihma sajab. Mees seisab 600 meetri kõrguse graniitseina jalamil. Vesi voolab mööda kaljut tema ees alla. Ta on Arcteryxi juhtiv sponsoratleet. Ta on seda täpset marsruuti ilma köieta 10 kordi roninud. Täna on tal köis kaasas. See ei päästa teda. See on Will Stanhope'i lugu. Tere tulemast ekstreemsesse maailma. Et mõista, miks Will Stanhope tol hommikul sellel seinal oli, pead sa minema tagasi sinna, kust kõik alguse sai. Põhja-Vancouver. Ta oli 8-aastane. Tema vanemad kutsusid teda võimatuks poisiks. Kui oli mõni ohtlik, räpane või hirmutav ülesanne, mida keegi teine teha ei tahtnud, tegi selle Will. Ta surus end kalipsosse ja laskus köiega alla, et oma vanaisa kaevu ummistust eemaldada. Ta roonis puu kõige kõrgematesse ja ohtlikumatesse okstesse, et kuivanud oksi eemaldada, või hüppas 8-aastaselt otse vanemate maja katuselt basseini. Tema isa viis ta Edge'i ronimiskeskusesse, mis on sisetrennisaal Põhja-Vancouveris. Sellest hetkest, kui ta puudutas kunstlikke ronimishoide, sai tema elul üks kindel suund. Ja see ei olnud enam seotud kooliga. See oli iseenda proovilepanek kalju seinal, mis ei hoolinud tema vabandustest. Kui tal oli juhiluba käes, oli keskkool talle igavaks muutunud. Kalju mitte. Will tegi regulaarselt reise mööda Sea to Sky maanteid Squamishi, Briti Kolumbiasse, umbes tunni kaugusel Vancouverist põhja pool, kus mäed tõusevad otse ookeanist. See koht oli üks Põhja-Ameerika parimaid ronimissihtkohti ja Squamishi ronimise keskpunktiks on Squamishi Chief, 600 meetri kõrgune graniidist kuppel, mida kohalikud kutsuvad lihtsalt Chiefiks. 14-aastaselt sooloronis Will Chiefi seina julgestuseta. Vaba soolo on kalju ronimine selle kõige puhtamal kujul. Pole köit, pole varustust, pole partnerit, kes midagi hoiaks. Ainus asi, mis eraldab vaba sooloronijat maapinnast, on tema liikumise kvaliteet kaljun. Kui nende jalg liigub poole tolli võrra vales suunas või käsi ei haara piisavalt tugevalt, võib see olla lõpp. Ja Will sai sellest kõigest aru juba 14-aastaselt. Ta roonis üksinda varahommikuti, kui õhk oli jahe, kalju kuiv ja mõistus selge. Juba siis oli tal oma süsteem ja aastaid see süsteem töötas. Aastate jooksul hakkas Will tegema kaljul asju, mida enamik ronijaid ei suuda isegi ette kujutada. 2007 aastal, olles vaid 21-aastane, sai Will oma tõelise läbimurde. Ta seadis oma sihiks jõhkra raja nimega Prowl Squamishis, kalju seina, kust kõik alguse sai. See rada hõlmas lõike, mis olid nii järsud ja hirmuäratavalt siledad, et ta pidi kogu oma keharaskust hoidma kaljuservadel, mis polnud laiemad kui pliiatsi kustutuskumm, 100 meetrite kõrgusel õhus. Will kavatses sellel rajal teha esimese vaba tõusu. See tähendab, et liigutakse edasi ainult kehajõuga, kuid köisi ja varustust kasutatakse võimaliku kukkumise peatamiseks. Tal õnnestus see ja see tõus pani kogu Põhja-Ameerika ronimiskogukonna teda tähele panema. Spordisaalist pärit poiss mängis nüüd juba kõrgliigas. Samal aastal ronis Will üksi Yosemite's horisontaalse prao nimega Separate Reality, mis ulatub seinast välja nagu lae alumine külg. Ma räägin 12 meetrist üleulatuvast kaljust, mille all ei olnud 100 meetreid mitte midagi. Ei köit, ei varustust, ainult tema käed surutud prakku pea kohal, jalad toetumas kaljule all, liikudes käsi käe järel üle kalju lae. Kui ta oleks kukkunud, poleks teda miski peatanud, enne kui ta vastu maad oleks paiskunud. Ta ei kukkunud. Teised ronijad, kes teda tol hommikul vaatasid, olid sõna otseses mõttes tummaks löödud. Seda vaba soolorekordit oli harva suudetud korrata. Järgmise 10 jooksul muutus Will Vancouveri vaiksest kohalikust poisist ronimis superstaariks. Ja üks asi, mis tegi ta eriliseks, polnud ainult see, kui kõrgele ta jõudis, vaid ka see, kuidas ta ronis. Enamik tänapäeva ronijaid ronib seintel, kuhu teised inimesed on eelnevalt kivisse paksud teraspoldid puurinud. Kui sa kukud, siis kinnitad end lihtsalt poldi külge ja see püüab su kinni. Traditsioonilised ronijad nagu Will seda ei teinud. Will kandis oma rakmete küljes metallist kiile ja vedruga kamme, kui ta ronis üles piki järske, hirmuäratavaid kaljuseinu. Ta pidi leidma kivi sees looduslikke pragusid, käsitsi sinna oma metallvarustuse kiiluma ja köie selle külge kinnitama.
Kui ta libastus, jäi üle vaid loota, et metall, mille ta mõni sekund tagasi kaljuprakku kiilus, välja ei rebi. Ta oli tuntud ka oma jõhkra pühendumuse poolest pragu ronimisele. See on stiil, kus ronijad suruvad sõrmed, rusikad ja jalad teravatesse graniitpragudesse ning keeravad neid, kuni need kinni jäävad. Võid arvata, et see on mõistmatult valus. Will lihtsalt aktsepteeris seda kui kividega tegelemise paratamatut hinda. Ükskord pingutas Will ronimisel nii kõvasti, et kaotas pärast seda 2 kuuks varbas igasuguse tunde. Ja märast tegi. Ta kirjutas sellest lihtsalt rahulikult essee ja jätkas ronimist. Willi lihtne filosoofia riski ja ronimisstiili kohta ei piirdunud Vancouveriga. Ta viis selle mõtteviisi mõnda maailma kõige vaenulikumasse keskkonda. 2010. aastal ronis ta koos Alex Honoldiga Yosemite's asuva Half Dome'i lõunaseina. Alex Honnold on minu arvates kõige kuulsam ja kindlasti kõige kartmatum kaljuronija maailmas. Isegi Alex ütles, et marsruut, mille nad koos valisid, pani teda närveerima. Varustuse kinnituskohad olid nii kaugel üksteisest, et kukkumine kõige raskemas lõigus oleks peaaegu kindlasti olnud surmav, isegi köiega. Nad proovisid seda korra, taganesid, tulid tagasi ja lõpetasid selle. Kuigi ta oli üks maailma eliitsponsoreeritud sportlasi, oli tema koduks teel olles lilla perebuss. Ta sõitis selle väsinud väike bussiga läbi Põhja-Ameerika, Ameerika lääne kõrptest kuni Kanada külmunud tippudeni, elades peaaegu täielikult õues. Willie Lee oli roonimine ainus osa iseendast, mida ta oli kunagi täielikult usaldanud. Alex Honnold nimetas teda kord ronijate ronijaks. Selline tüüp, kes tahtis lihtsalt lõkke ääres istuda ja suuri seiklusi jagada. Mitte kuulsus, mitte sponsorid, vaid lihtsalt kalju. Aga ronimine, mis määras Will Stanhope'i karjääri, algas 2011 aastal ja lõppes alles 2015 aastal. See toimus Briti Columbia mäestikus 600 meetri kõrgusel graniidist tornil nimega Snowpatch Spire. See koht oli nii eraldatud, et enamik ronijaid näeb seda vaid fotodel. Sinna jõudmiseks tuleb lennata kopteriga orgu, mida ümbritsevad liustikud ja mis asub nii kõrgel, et õhk on hõre ning tormid saabuvad ilma ette hoiatamata. Seal pole teid, pole radu. Ainus väljapääs on sama tee, mida mööda sa tulid. Selle torni idaküljel oli Will märganud joont, mida teised alpinistid olid vaadanud ja siis eemale kõndinud. See hõlmas 13 täispikka kõietõusu raskusastmel, kus isegi maailma parimad alpinistid pingutavad ja ebaõnnestuvad. Marsruut oli nii raske, et pisikesed erinevused üksikute käepidemete vahel tähendasid vahet võimaliku ja võimatu vahel. Will koos oma partneri Matt Siegeliga oli sellel marsruudil veetnud üle 100 päeva 4 aasta jooksul, uurides iga detaili. Ja 14. augustil 2015 tegid nad lõpuks oma viimase katse. Ronimise ajal olid mõned lõigud nii kitsad, et Will pidi sõna otseses mõttes oma sõrmed suruma jääkülmadesse, habemenõel teravatesse pragudesse ja keerama oma liigesed lukku, et end üles tõmmata. Ta tegi seda tuhandete jalgade kõrgusel ja nad tegidki selle ära. Nad lõpuks tegid selle ära. See jääb üheks raskemaks kaljuronimiseks Kanada ajaloos. Ausalt öeldes ütleksin isegi, et see on üks raskemaid kogu Põhja-Ameerika ronimisajaloos. Will ise ütles, et kui mäel oleks olnud vaid üks käepide vähem, oleks see igaveseks võimatuks jäänud. Nad nimetasid oma marsruudi Tom Egan Memorial Route'iks, armastatud Kanada ronija Tom Egani auks, kes suri noorelt. Keegi ei kordas seda järgnenud aastatel ja keegi ei tee seda enam kunagi, sest 2022 aastal hävitas kivivaring selle marsruudi kriitilise osa jäädavalt. See marsruut, mille Will vallutas, ei eksisteeri enam sõna otseses mõttes planeedil. Aga saavutus jääb alles. Selleks hetkeks oli Willi lihtsalt võimatu ignoreerida. Suurimad nimed välivarustuse maailmast hakkasid tema vastu huvi tundma. Temast sai Arc'teryxi juhtiv sponsoratud sportlane. See on ronimismaailmas sama, mis olla Nike või Adidase poolt lepinguga seotud. Teda toetasid ka DMM, legendaarne varustuse bränd Walesist, ning Maxim Ropes. Will ei piirdunud sellega. Ta sai ise jutuvestjaks, kirjutades suurimatele ronimisajakirjadele ja esinedes Real Rockil, selle spordiala kõige mainekamal filmituuril. Temast tehti lugu National Geographicus. Will Stanhope'i esitleti välismaailmale kui julge ja seiklushimulise Kanada vaimukehastust. Nagu selline tüüp, kellega tahaksid lõkke ääres istuda.
ja võib-olla mingil määral ta tõesti oligi selline. Aga saavutuste, artiklite ja sponsorite taga oli Willil üks probleem. Vaata, mägironimine on ohtlik spordiala. Will teadis seda kindlasti. Aga ohu teadmine ja kaotustega elamine on kaks täiesti erinevat asja. 2017 aastal tegi Willi lähedane sõber Hayden Kennedy enesetapu. Kennedy oli üks Põhja-Ameerika parimaid noori alpiniste, 27-aastane, ja ta oli just üle elanud laviini ühel Montana kaugemal mäel, mis võttis tema ronimispartneri Inga Perkinsi elu. Ta ei suutnud selle sündmuse traumaga elada ja otsustas ise lahkuda. Järgmisel aastal, 2018, hukkus Marc-André Leclerc Alaska laviinis. Leclerc oli vaikne, geniaalne Kanada alpinist, kes liikus mägedes nagu keegi teine elus olija. Siis hukkus veel üks lähedane sõber, Michael Gardner, Nepaali mägedes. See teeb 3 inimest, kellega Will oli koos sõitnud, telkinud ja roninud. 3 inimest, kes mõistsid täpselt seda elu, mida ta elas, sest nad elasid seda samuti. Ja nüüd olid nad läinud. Matt Siegel, tema partner Tom Megani marsruudil, kirjeldas järgnenut valusa lihtsusega. Iga kaotatud sõbraga mõjus see Willile väga rängalt ja see avaldus sõltuvusena. Will hakkas tõsiselt jooma. Tema vanemad kinnitasid hiljem, et oli rohkem kui korra võõrutusravil käinud. Tema õde kirjutas avalikult tõsistest vaimse tervise probleemidest, millega ta silmitsi seisis. Ja oli veel midagi. Alates detsembrist 2025 esitas Briti Columbia provints Will Stanhope'i vastu 9 kriminaalsüüdistust. Süüdistused hõlmasid seksuaalset rünnakut, sissemurdmist, kriminaalset ahistamist, 4 kallaletungi ning 2 vara kahjustamise juhtumit. Avalike andmete kohaselt toimusid need eraldiseisvad juhtumid 1 aasta jooksul Squamishis, ajavahemikus november 2024 kuni november 2025. Tal oli plaanis astuda kohtu ette North Vancouveri provintsikohtus 14. detsembril 2026 5-päevasel istungil. Avalikkuse, oma 38 000 Instagrami jälgija ja suurte sponsorite jaoks oli ta endiselt eliittasemel puhas kaljuronimiskiid. Kuid Squamishi tihedalt seotud linnas oli tema väidetav vägivaldne käitumine väidetavalt muutumas avalikuks saladuseks. Ja Kanada õigussüsteemi jaoks oli ta mees, keda ähvardasid süüdistused, mis võisid jäädavalt lõpetada tema vabaduse ja karjääri. Kogu tema reaalsus varises kokku. Seinad sulgusid tema ümber. Ja nii, silmitsi eluga, mida ta enam kontrollida ei suutnud, tegi Will seda, mida ta oli teinud juba 8. eluaastast saadik. Nii ta läks tagasi kivi juurde. See viib meid 4 päeva, 13. aprilli 2026 hommikusse. Will oli koos Marina Leoniaga, kes on erutreener ja kehateraapia spetsialist ning elab Pembertonis, väikeses mägilinnas, umbes tunni autosõidu kaugusel Squamishist põhja pool. Tema ja Will olid internetis tuttavaks saanud. Kui ta nõustus temaga tol 4 päeva hommikul ronima minema, oli see nende esimene kohtumine päriselus. Algne plaan oli sõita varjatud kaljule nimega Tsirkus Chiakamuse kanjonis. Nüüd pead sa teadma üht asja väljas kaljuronimise kohta. Märgkivi on ohtlik kivi. Kui graniit saab märjaks, kaob hõõrdumine, mis hoiab su jalgu seina küljes. Enamik kogenud ronijaid ei puutu vihmaga teatud tüüpi kive üldse. Circus oli tark valik just seetõttu, et selle üleulatuv geomeetria juhib vee loomulikult eemale. Vihm ei oleks seal probleemiks olnud. Aga sel hommikul helistas Will ja muutis plaani. Ta arvas, et Stawamus Chief 600 meetri kõrgune sein lähedal jääb kuivaks ja tahtis hoopis seda ronida. Marina sõitis Pembertonist alla, vaadates, kuidas tumedad pilved igas suunas kogunevad. Kui ta parklasse jõudis, ütles ta Willile, et tunneb end ebamugavalt. Will vaatas taevasse ja ütles, sul on õigus, ma võisin meid seal alt vedada. Kummalgi neist polnud kiivrit. Marina oli oma kiivri koju jätnud, eeldades, et tegemist on üleulatuva spordikaljuga, kus kiivrit pole vaja. Sellisel kaljul nagu Chief, kus kivi sinu kohal tõuseb 1000 jalgade kõrgusele ja lahtised kivid on alati võimalikud, on kiivrid tavaline varustus. Ka Willil polnud kiivrit, nad otsustasid siiski ronida. Nad alustasid lihtsal praomarsruudil seinajalamile lähedal. Kaljuronimises pole praod lihtsalt kivis olevad jooned, vaid need on nagu teed. Graniitseinal nagu Chief,
kus sein ise on sageli liiga sile, et sellest kinni hoida, liiguvad ronijad mööda pragusid ülespoole, surudes sõrmed ja käed prakku ning keerates neid, et tekitada hõõrdumist, kasutades seda hõõrdumist oma keharaskuse hoidmiseks ronimise ajal. See on valus, tehniline ja Willi tasemel täiesti loomulik. Sii läbiti ilma vahejuhtumiteta. Siis tuli uduvihm tagasi. Nad seisid kaljuseina jalamil ja arutasid oma võimalusi. Lähedal oli madalam piirkond nimega Suitsukaljud, kus maastik oli leebem ja Will teadis seal iga sentimeetrit. Aga selle asemel kõndisid nad mööda suure müüri jalamil edasi ja peatusid 2 kõietõmbega marsruudi nimega Rutabaga all. Nüüd oli Will Stanhope roninud Rutabaga marsruudil ilma kõieta rohkem kordi, kui ta suudaks kokku lugeda. Tema jaoks, seistes selle marsruudi all vihmasel neljapäeva hommikul, polnud see väljakutse. See oli tuttav päev tuttaval kaljul. Marina vaatas seevastu taevasse ja kalju seina poole. Kalju oli kohati märg. Kumbki neist ei kandnud kiivrit, aga ta ei öelnud midagi. Lõppude lõpuks oli tema ju professionaal. Nad sidusid end köide ja hakkasid ronima. Marina juhtis esimest lõiku. Lõigu juhtimine tähendab, et oled esimene, kes üles ronib, paigutades ronimiskaitsevahendeid kaljusse, samal ajal kui sinu partner allpool annab sulle köit järele. Kui sa kukud, siis kukud mööda oma viimasest kaitsevahendist, enne kui köis su kinni püüab. Rutabega esimese lõigu raskusaste on 5-10B. Taustaks, harrastusronijad jõuavad jõusaalis tavaliselt 5-10 tasemeni pärast mitmekuulist treeningut. Marina jaoks oli see tõeline väljakutse. Ta roonis selle ettevaatlikult läbi aeg-ajalt sadava vihma ja kinnitas end üleval ankru külge. Willile oli 5-10 tavaliselt nagu soojenduseks tehtav sörkjooks, kuid see polnud tavaline päev. Will hüüdis alt üles. Ta soovitas tal alla tagasi tulla. Kivi muutus järjest märjemaks. Mõistlik oleks olnud köiega alla laskuda ja päev lõpetatuks lugeda. Marina vaatas oma ankrust ringi. Ta oli juba seal üleval ja varustus oli paigas. Alla tulemine tähendas kõige välja tõmbamist ja otsast alustamist. Ta hüüdis alla. Ma olen juba siin üleval. Tule sina ka üles ja kui meil pole hea tunne, siis laskume alla. Willi roonis üles, et temaga kohtuda ja kui ta sinna jõudis, tegi ta otsuse. Selle asemel, et turvaliselt alla laskuda, ronisid nad hoopis ülespoole ja tema pidi juhtima teist lõiku. Tema kohal oli teine lõik. Ta seisis seal hetke ja vaatas üles selle poole. Vihm sadas nüüd ühtlaselt ja pidevalt, kuid Willile see ei lugenud, sest Rutabaga teine lõik kulged mööda sisenurka. See on loomulik nurk graniidis, kus 2 kivipinda kohtuvad nurga all, nagu toa sisemine nurk, mis on külili pööratud. See nurk moodustab pideva prao, mis jookseb otse mööda seina üles. Kuivades tingimustes on see puhas ja usaldusväärne. Ja mis kõige tähtsam, nurga geomeetria juhib vee eemale, nii et pragu ise oli kuiv isegi siis, kui ümbritsev kivi muutus libedaks. Will alustas ronimist. Ta liikus üles tõhusalt, ilma kõhkluse ja pingutuseta. Lõppude lõpuks ronis ta ilma köieta 10 kordi. Nüüd, kui dihedraal lõpeb vahetult raja ülaosas, muutub ronimine. Käte ja jalgade kindlalt prakku surumise asemel tuleb astuda välja paljastatud, kergelt kaldu ja täiesti siledale kivipinnale, mida nimetatakse plaadiks. Plaadile roonimiseks ei saa sa millelegi toetuda, sest seal pole ühtegi käepidet. Ainus, mis sind seal hoiab, on sinu jalanõu kummitalla ja kivipinna vaheline hõõrdumine. Kuivades tingimustes on see loogiline. Ronimiskingad on isegi loodud selleks, et haarata graniidi mikroskoopilisest tekstuurist erakordse usaldusväärsusega kinni. Aga pea meeles, et sadas vihma, nii et Rutabaga tipuplaat oli märg. See juhtus silmapilkselt. Ühel hetkel liikus Will vasakule üle märja seina. Tema köis lohises jalgade taga. Järgmisel hetkel kaotas tema kinga kontakt kaljuga. Kuna miski ei pakkunud pidamist ja köis jooksis täpselt vales asendis, pöördus tema keha ümber. Tal polnud aega reageerida, polnud aega millestki kinni haarata. Kui ronija kukub, siis eeldad, et ta lihtsalt kukub otse alla, kuni köis ta kinni püüab. Aga siin nii ei juhtunud. Marina ei näinud täpselt seda hetke, kui Will libastus. Kuid kui ta uuesti üles vaatas, siis Will kukkus külili. Tema keha pöörles jõuliselt õhus tahapoole. Et aru saada, miks see juhtus, pead lihtsalt köit ette kujutama. Kui sa ronid, on köis seotud su vöö ümber ja ripub otse alla su jalgade vahelt.
aga kui liigud külgsuunas üle seina, nagu Will tegi, et astuda plaadile, võib köis lohiseda su sääre või pahkluu taga. Kui sa libised, kui köis on su jala taga, toimib see nagu silmus. Kui sa kukud, tõmbab köis altpoolt pingule. See kisub su jalad jõuliselt õhku, samal ajal kui gravitatsioon tõmbab su rasket ülakeha alla. Vaid murdosa sekundiga keeratakse sind täiesti pea peale. Ja just see juhtus Williga. Ta kukkus umbes 9 meetrit ja kaljusse paigaldatud köis pidas ideaalselt ning püüdis ta kinni. Kuid ta libises, lõi ta jalg laskumisel vastu väikest astangut. See löök koos köiega, mis jäi ta jala taha, paiskas ta keha jõuliselt tahapoole. Ta tegi õhus hundiratast. Ta jalad olid suunatud taeva poole ja ta pea, mis oli tema keha raskeim osa, kõikus nagu pendel ning paiskus otse vastu tahket graniitseina. Ja pea meeles, kumbki neist ei kandnud kiivrit. Willi kaotas täielikult teadvuse. Ta rippus köie otsas jõuetult. Marina tegutses kohe. Ta hakkas teda enda poole ankrusse laskma. Ja siis juhtus midagi uskumatut häirivat. Kui ta õhus rippus ja aeglaselt tema poole laskus, ärkas Will üles. Marina eitas ta alla ja kinnitas ta turvaliselt. Ta oli arukas ja reageeris. Ta rääkis tegelikult temaga. Kõigile pealtvaatajatele võis see tunduda kui ime. Ta kukkus peaga ees vastu kõva graniiti ja jäi ellu. Marina kinnitas ta kinni ja koos suutsid nad enda aeglaselt kogu kalju jalamile alla lasta. Selleks ajaks oli kukkumisest möödunud umbes 10 minutit. Marina helistas kohe hädaabinumbrile 911. Ta ütles neile, et Will on väga raskelt vigastatud ja palus neil kohe abi saata. Tal oli jalalaba murtud, üks silm oli kinni paistetanud ja kiiresti verega täitumas. Aga ta kõndis ja rääkis. Tegelikult oli Will nii aktiivne, et ta vaidles isegi vastu päästekopteri kutsumisele. Ta ütles Marinale, et võib lihtsalt püsti tõusta ja ise välja matkata. Ta tegelikult prooviski püsti tõusta, kuid tema murtud jalg ei lasknud talle seda teha. Tundus, et kõik oli korras, arvestades kõike, mis oli juhtunud. Kuid 20 minutit pärast kukkumist hakkas Willi olek muutuma. Ta muutus järjest segasemaks ja siis hakkas ta tegema midagi väga konkreetset. Ta hakkas oma kõrva surgitsema. Ta mässas sellega, torkis sügavale kõrva. Käitus, nagu tal oleks kõrvatropp kõrva kinni jäänud. Või üritaks pärast sügavat sukeldumist kõrva lahti teha. Marina, kellel oli meditsiiniline väljaõpe, märkas seda kummalist käitumist. Ta sirutas käe välja ja katsus ettevaatlikult tema pealuu ning just siis veri tardus tal soontes. Kiire teade, iga kuu teen ma ühe video ainult Patreoni jaoks. Hoiatust olid olemas. Sa ei näe seda kusagil mujal. Kui see on sinu teema, siis lingid on kirjelduses. Kui Marina puudutas tema pead, tundis ta tugeva põletikujoont, mis jooksis otse tema ajukoore eest tagumisse ossa. Ta sai kohe aru, et Will kogeb selget intervalli. Vaata, kui inimene saab tugeva tõmprelöögiga vastu pead ilma kiivrita, siis kolju sageli murdub. Kohe kolju all asub arter nimega keskne meningeaalarter. Kui luukillud murdunud koljust rebivad selle arteri katki, hakkab arteriaalne veri kohe voolama sellesse väikesesse pilusse, kolju ja aju vahel. Ja mis teeb selle kuratlikuks, on see, et ohver ei märkaks seda isegi, sest esialgne põrutus lööb ohvri ajutiselt teadvusetuks. Aju käivitub sisuliselt mõne minuti pärast uuesti. Ohver ärkab üles, räägib ja käitub täiesti normaalselt. See on selge intervall. Aga seismiselt tiksub bioloogiline kell. Inimese kolju on suletud, jäik kast. See ei saa laieneda. Kui veri voolab rebenenud arterist välja, moodustab see suure verevalumi. Kuna verevalumil pole mujale minna, hakkab see ajukudet väljapoole suruma. Üks esimesi füüsilisi sümptomeid sellest tohutust purustavast survest koljus on survetunne kuulmekile taga. Willi ei urgitsenud oma kõrva sellepärast, et see oleks olnud kinni. Ta urgitses oma kõrva, sest tema aju suruti seestpoolt surnuks. 50 minutit pärast kukkumist jõudsid otsingu ja päästemeeskonnad kohale jalgsi. Selleks ajaks oli Willi koljusisene turse muutunud eluohtlikult tõsiseks. Ta rääkis küll veel, kuid tema aju hakkas üles ütlema. Ta vaatas Marinat, naist, kes oli just tema elu päästnud, kuid ta ei suutnud tema nime meenutada.
Rõhk kustutas tema mälu reaalajas. Järgnes piinav viivitus. Esialgu kavatsesid esimesed päästjad viia Willit kanderaamil mööda järsku ja kivist rada alla. Kuid kui tema elutunnused hakkasid langema, said nad aru, et ta ei jääks sellel teekonnal ellu. Nad muutsid plaane ja kutsusid helikopteri. Helikopteri saabumiseni kulus kukkumisest 3 tundi ja isegi siis ei viidud teda otse haiglasse. Ta viidi helikopteriga parklasse, kus ta tuli kiirabiautosse ümber tõsta. 4 tundi istus Will Stanhope maas, kaotades aeglaselt mõistust, lõksus oma purunenud koljus, samal ajal kui surve aina kasvas. Kui Will Stanhope lõpuks haiglasse jõudis ja talle tehti erakorraline operatsioon, et eemandada osa koljust ja leevendada turset, oli kahju juba tehtud ning see oli katastroofiline. Mõne päeva jooksul tundus ta seisund stabiilne. Ronimiskogukond hoidis hinge kinni, kuid kahju oli liiga suur. Tema seisund läks aina hullemaks ja hullemaks. Ja 23. aprillil 2026, 10 päeva pärast kukkumist, suri Will Stanhope. Ta oli 39-aastane. Ausalt öeldes ma ei ole päris kindel, mida Will Stanhope'ist arvata. See on mees, kes veetis 30 aastat millegi erakordse ehitamisega kaljul ja leinas oma sõpru ainsal viisil, mida ta teadis. Ronides kõrgemale, pingutades rohkem ja püsides seinal kauem kui keegi teine. Kes oli kõigi teda kõige paremini tundnud inimeste sõnul tõeliselt andekas. Aga see oli ka inimene, kes seisis silmitsi tõsiste süüdistustega, piisavalt tõsistega, et õigustatult lõpetada tema vabadus ja karjäär. Süüdistused, mida nüüd ei proovita kunagi kohtus ja mis jätavad maha inimesed, kes ei pruugi kunagi saada vastuseid, mida nad väärivad. Õiglus ei saanud teoks, sest Will Stanhope suri 7 kuud enne oma kohtuistungit. Aga see järgmine legend mõisteti süüdi reaalajas vihaste sherpadest koosneva jõugu poolt, kes olid relvastatud jääkirvestega. Ta läks poole aastaga ülistatud üleinimlikust sportlasest kõige vihatumaks meheks mägironimise ajaloos. Ühel tavalisel hommikul, pärast seda, kui ta oli maailma vihast eluga pääsenud, läks ta ilma kinnasteta harjutusronimisele. See oli hind, mida ta selle eest maksis.